aeg on uuesti käes vaadata, mis toimub tähtsate inimeste sünnikaartides ja tähtedes. Nagu Johannes Kepler on öelnud, et siis kuulsate ja mõjukate inimeste sünnikaarte tuleb lähedases hoida ja neid jälgida. Täna siis vaatame 4 presidendi sünnikaarte. Vaatame Donald Trumpi sünnikaarti põhjalikumalt ja transiite, vaatame Vladimir Putini sünnikaarti lähemalt ja transiite, vaatame ka siis Volodymyr Zelenski sünnikaarti ja transiite ja siis ka võib-olla Eesti kuulsamaid ja tuntuma presidendi Lennart Meri sünnikaarti ja transiite. Aga hakkame pihta, meil on siin lahti siis Donald Trumpi sünnikaart, et Donaldi sünniaeg on ka hästi teada, 10.54 hommikul, 14. juuni 1946. Ja esimene asi, mis siis sünnikaart on selline 2-mõõtmeline vaade taevast. Ja Trumpi puhul siis esimene asi, mis silma jääb muidugi on see, et siin sünnikaardis on tal päike on see ümmargune siin ja kuu on siin vastas. Kui kuu on päikese vastas, siis tähendab, et tegemist on täiskuuga ja Trump on ka selles mõttes erilisel ajal sündinud, et tema sellisel erilisel ajal, kus siis kuu saab ka varjutatud. See tähendab seda, et kui on kuu varjutus, siis planeet Maa vari paistab kuu peale, ma seda näitan teile kohe ka. Aga mis siis Trumpi puhul esimesena silma jääb, siin on päike ja uraan on tal siin taevas kõrvuti ja kui ma sünnikaardi lugemist teen, siis ma alati ka näitan inimestele seda päris sünnihetke, päris sünnitaevast, et see horoskoop ongi siis see päris sünnihetk 3D taevapilt, 3-mõõtmeline pilt tehtud siis 2-mõõtmeliseks. Ja kui me seda atmosfääri ära võtame, siis tulevad ka need planeedid paremini niiviisi nähtavale. Ja selline esimene asi, mis me Trumpi puhul siis näemegi, et temal on siis see päike ja uraan on siin taevas kõrvuti, et päike siin ja uraan siin. Ja niiviisi horoskoopis on näha, et siis 5 kraadi on ainult nende vahel. Ja mis siis tähendab? See on selline tähenduslik suhe, et päike ja uraan niiviisi aktiveeruvad rohkem üksteisega, et see öeldakse, et siis päike on see, mis meie elus väga tugevalt esile tuleb, meie selline teadlik pool, meie ego, hästi selge osa meist ja uraan on siis selline kaasajal esimesena avastatud planeet 1781 avastati. Ta on siis seotud sellise võib-olla siis sellise ootamatuse või geniaalsuse või sellise uudsuse või revolutsiooni või sellise erilisena. Ehk siis uraani arhetüüp tuleb tal siin selle koostöös päiksega hästi tugevalt välja. Siin Astrotark siis kodulehel astrotark.ee siis saabki neid sünnikaarte siin vaadata eesti keeles ja transiite ja maailma horoskoopi saab eesti keeles vaadata, et siin tegingi selle tarkvara siis selle jaoks, et saaks mõnusamalt inimestele sünnikaarte lugeda ja ka siis teha sellist astroloogilisi videoid hetkeseisudest ja kuulsate inimeste kaartidest. Ehk siis, kui me siin vaatamegi nüüd seda päike konjunksioonis uraaniga, siis sellised, mis ta siis tõotab, et see päike on sinu olemus ja uraan on siis selline erilisus, et see inimene tuleb nagu eriliselt esile. Ja siin me siis nende järgnevate presidentide sünnikaardis näeme, et neil kõigil on ka siis see päike konjunksioonis uraaniga. Selline silmapaistev oma eakaaslaste seas, üks selline kirjeldus või täht, vaba vaim, põhjendatud mässaja. Trump siis, kui tema seda elulugu natuke lugeda, siis koolis oli ta alati pidi kõige parem olema ja kõigist ees olema ja niiviisi selline eriline täht on ju, uraan eriline ja päike siis täht, et seda ta kindlasti oma elus olnud on. Ja muidugi siis teine suur teema Trumpi kaardis ongi see kuu varjutus, millega ta siin sündinud, et alati ma ka siis näitan inimestele, siin ka siis lahti seadad, et sünnikaardis, et siis kõik, mis siia ülespoole jääb, on see taevas Trumpi pea kohal, kui ta sündis ja kõik, mis siia allapoole jääb, on siis sellest horisondi all, et see horisondi allumine osa jääb siis siia poole ja päike või siis see kuu siis, nagu me näeme, on siin Trumpi sünnipäeval juba loojunud, et ja siit ees ma juba nagu mainisin, et tegemist oli siis täiskuuga tema sünnipäeval. Täiskuu on siis, kui kuu on täpselt päikse vastas.
siis päike täielikult valgustab kuud ja nüüd, kui me siit lähme paar tundi edasi, et siis siit sellest Stellariumi äpist on ilusti näha ka, mismoodi see kuu hakkab niiviisi varjutatud saama, näed, et kui lähed sündiski täpselt tund aega enne kuu varjutust, noh siis 2 tundi peale Trumpi sündi, siis kuu oli niiviisi täielikult juba varjutatud, et see on ka üsna selline haruldane sündmus. Noh, millele see võib viidata, siis kuu on seotud siis selliste emotsioonide, tunnetega, emaga, kõik selline see, kuidas me suhestume maailmaga, no et siis seal võivad olla sellised varjulised teemad, et võib-olla selline ebaküps suhtlus, siis nii-öelda selle vastaspoolega, et kui mees on pigem selline maskuliine mehe pool või päike on pigem selline meespool, kuu selline naispool, no see võib olla siis selline võib-olla ebaküps, selline varjuline lähenemine siis sellise feminiimsele aspektile loojast. Et see on üks selline huvitav asi, mis tema puhul välja tuleb ja noh, siin, kui ma tervet seda kaarti muidugi lugema ette ei hakka, et see võtab tavaliselt umbes niiviisi tund või tund 15 aega selline põhjalik sünnikaardi lugemine, et kui tunnete selle vastu huvi, siis saate minu kodulehel ricoveskivali.com sellele registreerida, et siis ma saan ka teha sellise astroloogi pilgu läbi põhjalikuma ülevaate, sellise tervikliku narratiivse ülevaate teie sünnikaardist, aga ma siit vaatan selliseid Trumpi kaardi puhul ja siin järgmiste presidentide puhul ka, siis ma vaatan selliseid asju, mis võib-olla rohkem esile kohe paistavad. No ja Trumpi puhul siis ma tahtsin teilegi näidata siis seda päikese, uraani ja siis selle kuu selliste 3 suhet, et selle jaoks on ka üks õppematerjal olemas, kus on kirjas siis need 3 suhted. Ja noh, kuna kuu on siin opositsioonis, et siis need punased jooned siin kaardis ka väljendavad siis selliseid tugevaid suhteid või selliseid konfliktseid suhteid ja need konfliktsed suhted ka siis on tavaliselt sünnikaardis just selle negatiivse poole kaldu. No siis siit võib natuke lugeda, et siin me võib-olla näeme ka siis seda Trumpi natukene, et selline tahtlik eksentrilisus, ettearvamatus, mis siin on siis soovimatus koostööd teha või kompromisse sõlmida. No siin pidevad emotsiooni ja käitumise äärmuslikkused, äkilised muutused ja häired, tunned vanemad on ebaosadud või enesekesksed. No siin mõningad kirjeldused siis sellised, kuidas siis näiteks selline kolmene suhe võib niiviisi oma sellises sellises konfliktses väljenduses välja tulla. Ja mis ma siis veel tahtsin näidata, no siit natuke lipsame nendest kirjeldustest üle, et ei hakka siia liiga palju aega kulutama, kui muidu kulutaks, aga siis üks selline suurem teema ka veel Trumpil siis on, noh siin, kuna Trumpi sünniaeg on täpselt teada, et siis sünniaeg mõjutab väga siis seda tõusumärki, eks ju. Ehk siis see AS siin näitab tõusumärki. Mis asi on siis tõusumärk? No siis seda saab ka niiviisi kirjeldada teile, et tõusumärk on siis see punkt seal teie sünnikaardis, eks ju, tollel hetkel, kui siis päike tõuseb, eks ju. Ja nüüd, kui lähmegi siia Trumpi sünnihetke, eks ju, 10.54, et siin see minu ajatsoonis see kell siin, et siis see 17.54 on see Eesti aja järgi, ehk siis 7 tundi tagasi. Igal juhul, tõusumärk on siis see punkt inimese sünnikaardis, et kui ta sünnib ja siis see punkt, mis on siis täpselt idahorisondis. Ja noh, see on ka siis astroloogiliselt üks tähtsamaid punkte olnud juba siin 1000 aastad, eks ju, et vanasti jälgiti ka, et mis konstellatsioon jääb siia tõusumärki, et see on oluline inimese puhul. No siin on näha, et tal on see lõvi siit paistmas ja see vähimärk siin, aga muidugi siis eriti oluline on järgida, mis planeedid siia tõusupunkti jäävad, et need ka tulevad siis inimese elus niiviisi väga tugevalt esile. Ja no see tõusumärk on siis selline vaateaken, see, kuidas sina siis välismaailmaga suhestud, see, kuidas inimesed sind näevad, see on sinu selline persona, sinu ego, see, kuidas sa siis suhestud välismaailmaga. No see on see punkt, siis idapunkt, kus päike tõuseb, see on see, kus me tuleme esile, kus päike tuleb esile, kus kõik planeedid tõusevad ja noh, kui sinna siis jääb üks planeet, nagu Trumpi puhul on see Marss, on ju, siis see ka tuleb selle inimese elust rohkem tugevamini esile. Ja siis need tõusumärgi kirjeldused ma olen ka nüüd siia äppi just eile või täna lisanud, et siin saab siis vaadata ka Marss konjunktsioon tõusumärgi selliseid kirjeldusi. No selline Marsis me teame, et Trump siis õppis sellises sõjakoolis on ju ja oli väga selline võitluslik ja selline konkurentsi, hindas konkurentsi, kogu aeg pidi peale jääma, kogu aeg pidi võitma. No siis selline
enesekindlus, innukus ja entusiasm, nauding konkurentsi ja meeskonnasportidest. No siin Trumpi varane elu tuleb siit palju ja muidugi praegune aeg, et sellised energilised suhted, eneseväljendussuhete küsimustes, Marsi arhetüübi üldine aktiveerimine elus, noh, et Marss siis on Trumpi puhul siis väga selline, võib-olla tema olemus on ju selline sõdalane, eks ju. Selline punane, noh, ta on ise ka suhteliselt siuke punane tüüp, eks, et siis tal see Marssi ja tõusumärki suurepäraselt sobimas. Ja midagi tahtsin veel näidata, siis muidugi kesktaeva punkti ka, et mis see kesktaevas siis on see MC. Kesktaevas on siis inimese sünnihetkel see kõige kõrgem punkt sellel päeval, kus päike nii-öelda seniidis liigub, on ju, et ta siin idast tõuseb ja siis see kõige kõrgem punkt, kust uuesti siin nii-öelda nagu langema hakkab, et see ongi nii-öelda see keskpunkt taevas ja siis see tõusumärk ja keskpunkt ongi ühed sellised olulisemad punktid siis ka sünnikaardis, et kui see tõusumärk on see, kuidas me esile tuleme elus ja suhestume teiste, kuidas teised meiega suhestuvad, kuidas me paistame nii-öelda see vaateaken, et siis see kesktaeva punkt on just see, kuidas me siis nagu noh, ütleme oma elus nagu avalikus elus esile kerkime või see, kuidas me nii-öelda, kus me oleme oma karjääriga või see, kuidas me nii-öelda just nagu avalikult, et avalikus elus, et kui kuu ja nii-öelda see alumine punkt sümboliseerib pigem kodu, et siis see kesktaevas on just see, kuidas me elus nagu esile kerkime. Karjäär, töö, kõik see pool. Ja no siis Trumpil jälle näha, et tal on siis see Marss on jälle siin kvadraadis selle kesktaevaga. Ehk siis tal see Marss on väga tugevalt, ütleme, seotud siis tema sellise, kuidas ta esile tuleb, aga samas ka siis tema sellise karjääri ja avaliku elu poolega. No siin, kuna see on kvadraadis, et siis ta on pigem kaldu siia negatiivsetele või varjupooltele, no selline konkurentsivõimeline või vaenulik lähenemine oma eesmärkide saavutamisele. Noh, Trumpi meetod siis, et iga hinna eest peab võitma ükskõik mis reegleid murdes või painutades või rikkudes on ju, et seal, kui natuke Trumpi ajalugu vaadata, et siis üsna rämedalt on seaduseid rikutud oma elu jooksul. No siis see ülemäära vajadus võimu või tunnustuse järele, mis ohustab teisi inimesi, harjumus vaielda vanemate pereliikmetega. Emotsionaalsed probleemid isaga, neil mõlemal vennaga olid suured probleemid. Karm isa oli neil, siis natuke siit sünnikaardist ka kumab see asi läbi. Ja võib-olla see ongi selline siis, võib-olla ühte asja tahtsin veel näha, et siis Marsi, tal on ka siis selline, kui inimene tuleb sünnikaardi lugemisele, et siis selliseid vajalik on ka mõista siis, taas mis me teeme, siis me vaatame alati neid päikese kombinatsiooni ja kuu kombinatsioone ja siis hiljem siis on ka nagu oluline mõista inimesel just neid raskeid planeete, milleks on siis Saturn, Pluto ja Mars. Ja Trumpi puhul siis on ka näha, et see Saturn, Pluto, Mars, on siin, Pluto jääb siia siis täpselt selle Saturni ja Marsi vahele. Ehk siis 13 kraadi on siin nende kõigi vahel ja siis seda ka nimetatakse selliseks, et see Pluto on nii-öelda selles keskpunktis siis selle Marsi ja Saturni vahel ja siis ka nende vahel selline dünaamikate aktiveerumine rohkem. Ja selle jaoks ka siis võib korra vaadata, et kuna tegemist on ka siis sellise sellise nagu üsna kõige karmimate tüüpidega sünnikaardis, eks ju, ja Trumpi puhul nad ka nagu koos siin toimimas, et siis võib natuke vaadata, kuidas nende kirjeldusi siin, see on selline käskivad fokusseerimise ja distsipliini võime tegeleda kõige rahutumate ja nõudlikumate ülesannetega. Jõud seista silmitsi iga väljakutsega ja vastu pidada. Pühendunud agressiivsuse ja reaktiivsuse kannatlikkus. Natuke need tõlked on siin masinaga tehtud, siin äpis on muidugi kõik tõlked ilusti tehtud ja ära toimetatud professionaalselt. Aga siin kuna need kolmeseid kirjeldusi on nii palju, et siis siin peab toetama natuke sellele masinatõlkele, aga see idee tuleb läbi Marsist, Saturnist, Plutost, selline armutud ambitsioonikuse ja agressiivsuse tasemed. Sundiv vajadus pead kokku lüüa ja teistega vastamisi seista. Kaldus otsida või luua ohtlikke olukordi. Kroonised kibeduse ja vihatunded ilma efektiivse katarsita nende vabastamiseks. Ütleme nii, et ma olen siin juba mitte sadu, aga mitme kümneid sünnikaarte läbi vaadanud professionaalselt ja muidugi
uurimustöö raames olen juba sadu vaadanud, ehk siis see on hämmastav, mismoodi siis inimeste elud peegelduvad siis sünnikaartides ja selle astutark.ee äpi tarkvara abil siis on võimalik ka näiteks enda sünnikaarte vaadata, teiste inimeste sünnikaarte vaadata just läbi nende planetaarsete suhete, ehk siis üsna kaunilt inimeste elud siin kumavad läbi. Aga Trumpiga siis hetkel nii palju ja võib-olla vaatamegi siit siis niiviisi vahele kõrvalpõikena siis Eesti võib-olla sellise tublima või tuntuma presidendi sünnikaarti Lennart Meri. Noh, siis esimene asi, mis me näeme, et tal on ka samamoodi siis sama aspekt, mis Trumpil, ehk siis päikese ja uraani konjunktsioon. No siis need on sellised, päike on siis, ütleme, see ego on ju, päike on sinu olemus, see on see, kuidas elus selgelt esile tuled, sinu selline täht oma elus, eks ju, ja siis uraan on selline erilisus, selline geniaalsus, selline tuleb nagu eriliselt esile, selline ettearvamatu. Selliste eriliste inimestel siis tihtipeale päike on uraaniga konjunksioonis, et siin siis silmapaistava oma eakaaslaste seas tähtvaba vaim on ju põhjendatud mässa, uute horisondide otsija. Lennart Meri puhul siis ka sellise loomingus läbimurded siis filmikunstis, dokumentaalfilmide juures, kunstiline intellektuaalne loovus, siis uraan väga seotud ka selle loomingulisusega. Nii, mis ma siis tahtsin teile veel Lennart Meri kaardist näidata? Siis tema puhul siis paistab välja ka, et miks tulla sünnikaardi lugemisel on see, et siis mina kui astroloog aitan siis ka selliseid mustreid siit sünnikaardist natuke rohkem välja vaadata. Ehk siis Lennart Meri puhul on näha ka, et siin on selline suur punane kolmnurk, selle asja nimi on siis T-kvadraat, ehk siis siin tegelikult on 4 planeeti, siin Päike, Uraan ja siis Marss ja Saturn on omavahel sellises tugevas sellises seisus, eks ju. Pingestatud seisus, eriti siin see Marss ja Saturn üksteise vastu, siis Saturn on selline kord, rõhumine, institutsioonid, võib-olla Nõukogude Liit on ju, teiselt poolt siis Marss on selline sõdalane, kes siis astub sellele jõuga vastu on ju, läbi oma sellise loomingulise töö võib seda vaadata, loomingulisus on siis kindlasti Veenusega seotud ja Jupiteriga, aga natuke siis võib-olla lahti vaadata siis seda Päike, Uraan ja Saturni seda kvadraati siin, et see ma arvan ka üsna kaunilt niiviisi Lennart Meri elus kumab läbi, ehk siis siin on Päike, Saturn ja Uraan, eks ju. Siis sellised intensiivsed pinged ja stressid, pidev pinge liberaalse ja konservatiivse loomuse vahel, äärmusliku ühekülgne käitumine, millele järgneb tagasilöök. Vastutustundlik ja tasakaalustatud vabadus, ettevaatlik ja järk-järguline muutus, loov originaalsus ja raske töö selle manifesteerimiseks. Vaikselt eksentriline olemisviis. Siis selline, keegi, kes mäletab või teab Lennart Meri, siis ta oli üksna sellise ekstsentrilise loomusega, siin kvadraadis siis sellise Saturniga, sellise vaosoitusega, vaikne, president on muidu ise väga selline saturnilik olemus, selline riigipea, isa, väga selline institutsionaalne amet, aga Lennart Meri siis oli muidu ka väga selline eksentriline, selline teistsugune, selline, ta ka väga paljudele ei meeldinud tänu sellele, et ta oli selline, võib-olla liialt palju siis jäi silma oma sellise ebakohatusega. Aga ja siis muidugi üks asi, mis veel siit Merilt nagu Merikaardist suurepäraselt silma jääb, ongi võib-olla seda T-kvadraadi teemat siit korra avada ka, et vaadata siis seda Marsi, Saturni ja Päikese pinget tema kaardis, ehk siis see Päike, Marss, Saturn, selline teema, selline liiga terav ja tülikas persona, karmid piirikollisioonid, kokkupõrked, stressi ületöötamise tunded, sünnikanali sisse viidud surve viies ennast, natuke kehv tõlge. Vaata, mis siin veel siis on. Fokusseeritud ja energiat karastatud jõud ja otsustavusvõime raskeks ja nõudlikuks tööks. Aktiivne sallivus konflikti ajal. Vaatame, mis me siit veel leiame. Võime seista silmitsi ohuga edasi minna. Vastupidavuse püsivus, visatus rasketes olukordades. Otsustav sallivus stressirohkude olukorda või konfliktide ajal, tahtlik mitte agressioon. Võib-olla selline diplomaatilisus ja Eesti president siis sellisel vabaduse just uue riigi sündimise ajal. Siis ütleme selline riigimeelsus, riik, mis on siis Saturn on ju kord, võib-olla see Nõukogude Liit või siis uus Eesti riik,
siis Marss on niisugune tegutsemine, läbiliikumine, et temal on selline teatav konflikt siis sellise korra ja see, kuidas siis tema siis nagu oma jõudu avaldab sellele korrale ja siis muidugi siin selle dünaamika vahel siin siis see päike Uraan on, mis siis, kes tema siis sellise loomingulise, ettearvamatu, erilise persoonana selle dünaamika vahel siis sellise nagu olemas, eks ju. Ehk siis selline kiire ülevaade, siis muidugi, mis veel silma paistab, on Saturn, Neptuun, mis on hetkel taevas konjuktsioonis ja millele sai siin 2026 aasta suur video pühendatud, sest see on selline aktiivne teema praegult, siis Meril ka sellises toetavas seisus, pikk punane sinine joon ehk trigoon, see tähendab seda, et siis Saturn-Neptuuni vahel on selline harmoonia, see on selline pehme aspekt või selline tugi, eks ju, siis Neptuun seotud ideaalidega, unistustega, kõrgete selliste nägemusega millestki kõrgest, eks ju, ideaalist, millestki ideaalsest, siis Saturn jällegi seotud riigiga, siis nägemus sellisest Eesti riigist on ju, kui sellised kuulsad Lennart Meri laused, et sitt on tuleviku väetis, eks ju, selline olukord on sitt, kui see on meie tuleviku väetis, siis sellised kuulsad ütlused Lennart Merilt, mis on meile kõigile meelde jäänud, aga siis selline Saturn, Neptuuni teatav harmooniline seis ka tema kaardis paistmas. Ja me siin lipsame nendest üsna kiiresti üle, aga natuke siis näidata siis selliseid dünaamikaid siin selliste suurte presidentide kaartides. Siin järgmisena siis ma tahtsin näidata Putini sünnikaarti. Putini sünnikaardis siis esimene asi, mis me näeme, et tal on siin päike siis kvadraadis Uraaniga, siis juba meile tuttavalt, tähendab 90 kraadi on siis selle Uraani ja päikese vahel, et niiviisi sarnaselt siis Lennart Merile ja Donald Trumpile, et päike siis selle olemus on ju Uraan selline erilisus. Ja teine asi, mis siis kohe paistab tema päikese puhul on see, et tal on see Saturn siin päikese kõrval. Saturn on siis selline konservatiivsus või vaoshoitus või selline Venemaa siis hoiab ka sealt mingitest kristlikest väärtustest kinni või midagi sellist on ju, et sellise võib-olla siis sellise korra, institutsiooni, sellise Saturn oma poolt on ka selline karmus ja rangus, selline rõhuv, selline väga raske tegelane, siis koostöös selle päiksega, siis võib niiviisi ka tulla rohkem esile Putini elus, selline karmikäeline riigijuht on ju. Neptuun siis, seal on siis selline ideaal või visioon sellisest riigist, mis peab olema siis selline, nagu ta on ju, seal otsas siis selline diktaator, eks ju, või selline korrupeerunud juht. Siis korruptsioon tuleb hästi välja siis siin sellest Pluto ja Jupiteri teemadest, et Jupiter on siis seotud sellise juhiks olemisega, õpetajaks olemise, selline kõrgel asuv planeet ja sellisel siis, ma ei tea, moraali eeskujuks olevad, ma ei tea, väärtused või inimesed, siis Pluto seotud kõik selliste allilma teemadega, siin kvadraat selle vahel, see ka siis kirjeldab sellist korruptsiooni ja selliseid allilma teemasid. Siis võib siin vaadata poliitiline korruptsioon, võimu ja rikkuse korrupeerunud ristumine, valmisolek kasutada oma eesmärgide saavutamiseks kavalusi või moraalselt problemaatilisi vahendeid. Siis allilma boss on ju Putin siis tuntud oma seal KGB minevikuga ja ka üsna selliste kahtlast väärtust omavaid tegutsemistega. Ja et siin, võib-olla need põhimustid, mis ma tahtsin näeda, et see päikese Uraani muster, siis see Saturn, Neptuun, selline karmus ja ideaal seal kõrval väga seotud tema päikesega ja siis Pluto ja Jupiteri kvadraat siin on sellised pinges asjad tema kaardis, mis ka võib-olla tänu millele me siis Putinit nagu rohkem tunneme. Ja siis muidugi Zelenski kaarti tahtsin ka näidata ja vaatame siis siin, mis siis Zelenski kaardis siit paistab. Võib-olla esimene asi siin selline pikk suur opositsioon siis päikese ja Marsi vahel.
no siis kindlasti läheb ajalukku kui ütleme selline kuulus sõjamees ja sõjaaja riigijuht, eks ju. Ma ei tea, siis sõjakangelane või. Ehk siis selline Marss siis opositsioonis tema päiksega, no tähendab seda, et siis Marss on tugevalt jällegi tema elus aktiveerunud. No mul on siin ka sünnikaardi lugemisel käinud siis veterane, näiteks siis ka tihti veteranide kaartidest on näha, et see Marss ja Pluto on kuidagi seal kaardis näidustatud. No siin siis sellised agressiivsuse enda peale tõmbamine, vigastuste oht on ju, julge enesekindlus ja oma isiklike eesmärgide peale surumine, no siuke isiklik identifitseerumise sõdalase arhetüübiga üsna hästi paistab läbi. Jaa, võib-olla siin ei hakkagi liiga palju siin peatuma, no ma tahtsin veel huvi pärast vaatasin ka siis Zelenskõi oli siis enne sõja algust oli seal ju või sai tuntuks sellise mingi püstjala või komöödia valdkonnas, et siis püstjala koomikud ja üldse inimesed, kes siis sõnadega töötavad, siis nendel on alati Merkuur kaardis näidustatud, no siis Zelenskõil siis Merkuuri ja Uraani vahel sekstiil, no see on siis selline kiire keel, kiire mõtlemine, head sõnad, ootamatu kommunikatsioon, selline uudne kommunikatsioon, kindlasti sõja alguses siis, mis siis Zelenskit just niiviisi eristas teistest või noh, mis teda eristas, oligi see, et ta suutis oma kommunikatsiooniga siis väga esile paista ja esile tulla. No sellised asjad on tihti siis sünnikaardis näidustatud ka. Mis ma siis veel tahtsin teile näidata? Ma tahtsin näidata siis ka natukene siis, kui me siis võtame uuesti Donald Trumpi sünnikaardi lahti ja läheme siia transiitide lehele. Noh, transiidid on siis sellised hetkemõjud, eks ju. Ehk siin siis transiidikaardis on siis näha siis 2 sünnikaarti või 2 horoskoopi, et siin keskel on Donald Trumpi sünnikaart ja siis väljas on see, kuidas planeedid praegult on. Ja siis on avastatud, et nende kahe vahel, ehk siis sünnikaart ja see, kuidas planeet praegult taevas on, et see nende vahel on tähenduslik side, suhe ja tihti siis me näemegi selliseid korrelatsioone siis sellega, kuidas inimese elu on ja sellega, mis seal üleval toimub hämmastaval kombel, eks. Ja ma tahtsingi siis teile näidata nende kõigi 4 meeste siis Uraan, opositsioonis Uraan transiite, mida siis peetakse üheks olulisemaks inimese elus ja hästi tihti need ka siis niiviisi suurepäraselt selliste sünkroonsustena või selliste korreleerumistega inimeste elus esile paistavad. Ja mis huvi pärast vaatasin nende 4 mehe, nende 4 presidendi Uraan, opositsioon, Uraani transiite. Uraan siis mäletate on see lilla planeet, siin on ju sellise hash-tähega. Ja Uraani transiit on siis 84 aastat. No see tähendab seda, et ta siis 84 aastaga teeb tiiru ümber päikese, eks ju. Ja Saturn on siis selline kõige aeglasem silmaga nähtav planeet, et tema teeb siis 30 aastaga tiiru ära ja siis muidugi Saturni need transiidid või täisringid on ka hästi olulised inimeste elus, aga praegu keskendume just siis selle Uraan, opositsioon Uraani transiidile ja mis see siis Uraan, opositsioon Uraanis tähendab seda, et see toimub umbes 42-aastaselt inimestel. Ja siis seda Uraan, opositsioonis Uraaniga transiiti on üsna palju uuritud ja hämmastaval kombel siis see on üks sellised olulisemaid transiite inimeste elus, et seal teadlased, sõjamehed, presidendid, kirjanikud, you name it, Galileodest kuni Darwiniteni, kuni seal Newtoniteni, kuni seal Galileodeni, noh, kõik kuulsad inimesed on ju. Kui võtad nende sünnikaardid lahti ja vaatad, et millal siis neil see Uraan siit selle pool tiiru ära tegi, ehk see 42 aastat ja siia vastu jõudis, et siis seal on sellised suured läbimurded. Ja Trumpi puhul siis, et või kui tahate enda puhul vaadata, siis siin õppematerjalide all on sellised olulised transiidid kaart ja siit saab siis vaadata osa siin neid olulisemaid transiite, Jupiter, Saturni tagasitulek ja Uraan operatsioonis Uraaniga. No siis hetkel vaatamegi, et siis Trumpi Uraan operatsioonis Uraaniga oligi seal 86. aastal ja seal pluss-miinus. Ja siis ma huvi pärast vaatasin, mis siis Trumpil toimus siis seal 1986, eks ju, ja täna siis üsna lihtne sellise masina abil seda vaadata. No siis Trump, New York, ja no siin, kui siis võtame veel lahti selle tema siis selle Uraan operatsioonis Uraaniga transiidi kirjelduse, no nüüd siin te näete, et need on siin üksteise vastaseks. Et siis see on selline, ütleme, 2-aastane jutt või natuke vähem.
hakkas tal siin pihta 84. aasta lõpus tugevalt, noh ta seal hakkab natuke varem ka pihta juba ja kestab ka natuke kauem, aga siis ütleme 2 aastat, 84–86 ja siis huvi pärast vaatasin, mis siis Trumpil nagu elus toimus, noh siis tema see Trump Tower kuulus siis Trumpi selline pilvelohkuja avaneb New Yorgis, eks, et selline tema siis avalikule persoonale võib-olla selline kõige olulisem asi, mis tal siis juhtus seal 5. Avenue'l, selline tema Trump Tower kui tema siis brändi sümbol, eks ju. No ja siis seal esimesed kasiinod, seal Atlantic Cities on ju tema siis esimene selline kasiinode võit suurem, no siis tema raamat, siis The Art of the Deal või siis mis me täna ka näeme, et kogu tema selline transaktsionaalne või selline diilidel põhinev suhtlusviis ja sellest raamatust sai siis bestseller ja tegi siis Trumpi niiviisi riiklikult kuulsaks, et ta ei olnud siis enam selline New York City kinnisvaramees, vaid temast sai bränd. No siis üsna hästi kajab läbi siis Trumpi see uraan transiit, noh seal üldjuhul inimesed kuidagi plahvatuslikult tõusevad esile, teevad mingi läbimurde, noh Trump seal tegi oma torni siis ja kirjutas sama mingi bestseller raamatu ja nii edasi, on ju. Et need transiit on huvitav värgida ja noh muidugi uraan on lihtsalt ainult üks transiit, et kui me siin lähme tänasesse päeva, siis Trumpil on siin täna on tal siin oma transiidid, eks ju, siin eelmises või üle-eelmises videos me natuke vaatasime neid ja igal inimesel on siin enda transiidid, et see on ka, ma arvan, selle astutark.ee lehe üks selliseid kõige suuremad väärtusi ja ka siis sellise arhetüüpse astroloogia või astroloogia üldse sellised kõige suuremad väärtusi ongi just nende transiitide jälgimine. Pikaajaliste transiitide jälgimine, mis iseloomustavad sellised pikemad perioode meie elus ja siis lühiajaliste transiitide jälgimine, mis iseloomustab selliseid lühemad perioode meie elus, võib-olla selliseid nädala teemasid, kuu teemasid, paari kuu teemasid. Ehk siis kui nendel transiitidel silma peal hoida, siis me saame palju niiviisi nagu teadlikumaks sellest, et mis ka meie elus toimub hetkel. Ja siis me suudame ka kuidagi niiviisi targemini elada, seda vastu võtta, teha õigeid valikuid, oma varju integreerida. Ehk siis see transiitide jälgimine on üsna oluline minu meelest. Nii, aga vaatame siis Lennart Meri transiite, et see oli muidugi siin kõige esimene, mida ma siin paar kuud tagasi vaatasin huvi pärast, kohe siis vaatame siin Lennart Meri siis õppematerjalid, olulised transiidid, uraan, opositsioon uraaniga. 1969 siis oli Lennart Meril uraan siia vastu roninud. Uraan, opositsioon uraaniga, siis Lennart Meri elus, eks ju, siin 69. aasta lõpust kuni seal 1971 ja siis otsisin välja, mis siis Lennart Meril siis toimus ja noh, ta oli siis muidugi kuulus filmitegija, eks ju, ja dokumentaalfilmid ja muidugi siis esimene näide, mis ma leidsin, siis Lennart Meri võib-olla siis kuulsam film, mis ka välismaal tunnustust sai ja levis, ütleme, võib-olla kõige rohkem. Siin läbimurde film siis Veelinnu rahvas, mida on võimalik ka YouTube'ist vaadata, et mingi pange sinna sisse, see on üks minust ägedamaid filme üldse, dokumentaalfilme eestlase poolt tehtud, minu vaates üks olulisemaid ja kindlasti üks minuga lemmikuid. Ja noh, muidugi siis see Viimse reliikvia peal oli ta toimetaja, mis on ka siis võib-olla üks selliseid nagu olulisemaid filme üldse siin Eesti sellisel filmiajaloo maastikul. Ehk siis ka Lennart tegi siis oma sellise uraan-opositsioon uraane ajal oma siis nagu uraanused loomingulisega, läbimurretega, sellise geniaalsusega, loovusega, sellist oma elu siis võib-olla sellised nagu säravamad tööd, eks ju, et siin saab lugeda ka neid kirjeldusi, et loomingul ärkamine, uute võimaluste ootamatu avanemine, mitmesugused isiklikud läbimurded, uute horisonti avanemine, impulss tuua oma ellu suurem vabadus harmoonisel viisil, selline läbimurded, olulised loomingulised saavutused, siis võib-olla see kõlab eriti hästi kaasa siin Lennart Meri puhul, et tema siis elu, siis ütleme, kui filmi tegemine oli Lennarti puhul siis üks olulisemaid loomingulisi väljendusi, siis selle uraan-opositsioon uraani ajal ta seda tegi, oma need kõige tuntumad asjad. Ja keda siis veel vaatame? Putini siis uraan, seda opositsiooni. Nii, Putin siin siis, Putin. Ja võtame siis jällegi olulised transiidid siit uraan, opositsioonis uraaniga. Putin oli siis seal 92 ja 93. No see oli siis see aeg, kus temast siis hakkas saama siis KGB ohvitserist oli ta siis sinna, Nõukogude Liitu ei lagunenud on ja nagu me teame, siis
üsna selline karm aeg nii Eestis kui Venemaal ja Putin siis sel ajal toetas seal Jeltsinit parlamendi vastu ja oli seal Peterburis üsna kõrges kohas pukis, peaaegu siis kukkus kõrgelt ja kaotas oma siis sellise, peaaegu sattus sellise karjääri lõpetavasse skandaali, aga seda siis aega kirjeldatakse Putini elus, kui et sellisest endisest KGB ohvitserist sai selline väärtuslik operaator või tegelane siis Vene uue riigi sees, eks ju. Ehk siis ka selline teatav murdepunkt võib-olla siis Putini elus, kus see uraan on tihti ka selline murdepunkt inimeste elus, kus siis ühest kohast liigutakse uude kohta, mingi läbimurre on ju, ehk siis Putini puhul võib ka see ka üsna selline märgiline aeg, et ehk siin ootamatu elu muutus on ju kas ise algatatud või olukorrast tingitud, selline piirangute eiramine, vastanduv suhtumine, kõik sellised ebakindluse periood, ebastabiilsuse periood, ettearvamatud mõju oma elule, mis võivad tuua kaasa põnevaid vabastad tagajärgi. Siin neid kirjeldusi on üsna palju, et siin, kuna need arhetüübid ka on sellised multivalentsed või mitmekülgsed, ehk siis erinevate inimeste elus võib see uraan operatsioonis uraaniga erinevat moodi väljenduda, et see need planeed ülevalt ei ole selline mingi jumalik pitser või tempel või koodeks, et need asjad nüüd nii on alati nii, vaid et see on ikkagi inimeste puhul individuaalne ja väga eriline, sellepärast on ka need kirjeldused siin natuke pikemad, et siis see on selline väli, mida siis see uraan võib esile tuua, aga seda sünkroonsust ja seda sarnasust on siin kaartides näha, et seda ma siin üritan ka nende videote raames siin natuke esile tuua. Ja siis Zelenski, vaatame siis viimast transiiti siin. Zelenski siis uraan opositsioonis oli alles hiljuti, siin ma vaatasin, umbes siis, kui sõda algas on ju, mäletame, et siis Venemaa ründas 24. veebruar 2022 Ukrainat ja Zelenskil siis tegelikult selle opositsioon uraani tuules sõda ongi siin möödunud. Nüüd on sellest välja tulnud, aga mingis mõttes ka Zelenski puhul siis sellisena tema isiklus toimus mingi läbimurre, eks ju. Temast sai sellisest näitlejast või sellisest rahuaja inimesest sai siis sõjaaja riigi president, on ju. Ja see amet talle sobib ka üsna hästi, et on sellega ju suurepäraselt hakkama saanud. Siis enese elusuuna ärkamine, siis selliseid ootamatu elu muutus on ju, me siin juba ebastabiilne käitumine, selline järsk muutus, seda võib siis niiviisi vaadata jällegi ühest kohast teise liikumine, et uraan on selline ootamatu järsk muutus, uudsus, midagi uut, midagi teistsugust. Nende presidenti näidete puhul siis me oleme näinud, et nende kõigi puhul ikkagi see uraan operatsioonis uraanis tõi nende elus sellised ootamatuid muutusi, avanemisi, ühele poole, teisele poole, aga seda neid sünkroonsusi on näha. Siis Zelenski siin sünnikaarti muidugi ja selle sõja raames me ka vaatasime siin paar videot tagasi. Ehk siis temal ronis see Pluto sinna Marsi vastu siin üsna pikaks ajaks. Siin on näha, see Pluto taevas on siis selle Marsi vastas siin tal. Täpselt siis, kui sõda hakkas, läks sinna peale ja siin siis aasta lõpus 2026 oktoobris ronib sealt pealt maha. Loodetavasti saab siis see sõda siin otsa ka selle aastaga. Mingeid häid märke veel õhus ei ole, aga loodetavasti iga sõda saab ükskord otsa. Aga tänase video raames siis mõte oligi siis näidata siin 4 suure presidenti sünnikaarte, natukene kuidas neid kirjeldusid siit vaadata, natuke avada siis sellised põhidünaamikaid, julgustada teid ka enda sünnikaarti avastama, vaatama siis enda näiteks päikse põhidünaamikaid ja kuu põhidünaamikaid ja need on sellised esimesed, millest alustada, kõige selgemad meie puhul. Siis transiite oluline vaadata, siit saab minna ajaloos tagasi, vaadata siis selliseid märgilisi aegu oma elus, olgu see siis mingi elusuuna uus ärkamine või mingi valus kaotus või
meil kõigil on elus meeles sellised sündmused, mis olid väga märgilised. Siit saab siis ajas tagasi minna ja vaadata, et mis siis tollel hetkel näiteks planetaarselt toimus. Üldjuhul 99 või 100% ma olen näinud, et need kumavad täpselt vastu siit suurepäraselt, et kuidagi meil on vaba tahe, aga kuidagi ka see kõik hingab koos. Kuulus ütlus, kuidas ülal, nõnda all. Ja ma kutsun siis teid ka avastama seda oma elus, et kuidas ülal, nõnda all, seda sünkroonsust, seda sellist seletamatut koos hingamist, mis toimub sellega, mis siin maa peal toimub, planeet maa peal, ja siis need ülejäänud 10 planeeti, kes siin ümber päikse tiirlevad, kuidagi selline kõrgem kord on ka siin olemas. Ja minu meelest on see selline hingekosutav ja lootustandev, et siin on liikumine, evolutsioon, areng millegi poole, et see ei ole tähtsusetu, mõttetu, vaid et kuidagi ikkagi me oleme toetatud ja mida rohkem siis siin üles vaadata, siis ka seda tuge on minu arvates tunda, vähemalt seda oleme enda naha pealt tundnud. Aga minge registreerige 7 päeva saab tasuta vaadata oma sünnikaarti, transiite ja muidugi soovitan transiitide jälgimisega rohkem tegeleda, tähtedega sõpradeks saada. Mine vaata astutark.ee ja kohtumiseni juba järgmises videos. Tšau!